Räägime hirmudest ja räägime ärevusest. Tere kõigile, kogemusnõustaja Silver siin. Avanes võimalus käia sellises kohas nagu floating. Ehk siis koht, kuhu saab minna niimoodi, et sul ei ole ümber mitte ühtegi segajat ja sa lülitad välja kõik oma meeled. Ehk siis sa ei näe mitte midagi, sest pime on, sa ei kuule mitte midagi, sest su pea on nii-öelda siis vee all. Ja samal ajal ainuke asi, mis sa oma nahal tunned, on siis see soolvesi, mille peal sa nagu ulbid, hõljud, sest see on nii tiheda soolasisaldusega, et sa lihtsalt ei vaju põhju. Ja mul oli alguses päris mitmeid selliseid tundeid selle koha pealt. Esiteks ma ei teadnud, mis juhtuma hakkab, oli selline õrn ärevus. Samas oli veits hirmus ka, sest pime on ja ma ei näe ju mitte midagi ja samal ajal on ka see, et see õrn klaustrofoobia tuleb peale. Ikka oli selline ärevus tuli peale ja süda hakkas veits peksma, sest ma ju ei teadnud, mis ette ees ootamas on mind. Ja mida kauem ma seal sees olin, seda rohkem oli mul aega minna enda sisse, nii nagu ma seda ühelgi teisel päeval teha ei saa, sest igal pool on mingisugused segajad, mingisugune märguanne või mingi heli või keegi tuleb küsima midagi ja nii edasi. Aga seal oli täiesti võimalus olla iseendaga. Mitte ühtegi segajat, ainult sinu teadvus ja sinu enda mõtted. Ja siis ma saingi mõelda, ma sain väga palju mõelda ja ma sain just mõelda nagu sellistest hirmudest ka väga palju. Ja üks mõte, mis just peast läbi käis, oligi see, et kust kohast need hirmud alguse saavad. Ja ma jõudsingi järeldusele, et nad saavad alguse tegelikult minu enda mõtetest ja minu enda ettekujutustest üldse asjadest, enne kui ma olen neid kas siis proovinud või teinud. Ja samamoodi aitas see mulle ka lahti mõtestada selle, et mis asjad teevad mind näiteks ärevaks. Täpselt samamoodi asjad, mida ma pole siis kas varem kogenud, järgi proovinud või siis üldse tegelema nendega hakanud. Ja mida rohkem seal sai aega veedetud edasi, seda rohkem ma jõudsin nagu sellisesse sisemise rahu seisundisse, kui nii võib öelda. Et ma sain aru, et kui mind tulevikus peaksid veel valitsema mõned hirmud või tulevikus peaksid mind valitsema veel tunded, mis teevad mind ärevaks, siis tihtilugu võivad need alguse saada minust enesest ja võib-olla ma ei peagi neid üldse nii väga kartma või need võib-olla ei peagi mind nii väga üldse ärevaks tegema. Ehk siis ma lasen selle tundel lihtsalt juhtuda ja teen alles siis järeldused. Kohtume järgmises videos. Ciao!